Matkaautod.ee pani meil see aasta õla alla ja me hakkame praegu Itaaliasse trenni minema. Esimene öö möödus meil Leedus ja siin on meie hommikusöök. Ta kihutab ja mingid huvitavaid autosid ei ole. Hakkab minna. Ma tahan, et oleks musi. Musi. Vaata, emme on see heledamis sina, et kõlada. Mina ei taha su suki olla. Teise päeva lõunaks jõudsime me Poolasse ja ma õppisin Rubiku kubiku lahendamise ära. Siis jõudsime me Austriasse ja nägime, et politsei oli kellegi kinni peatanud pikkene. Jõudsime nüüd Cremona rajale ja vaatasime ringi, kuidas kõik on ning läksime sööma. Me jõudsime nüüd Itaaliasse. Siin on päris väikesed parkimiskohad. See on esimene asi, mis te tõenäoliselt märkate, et siin on nagu väiksed parkimiskohad ja väga väiksed autod. Nagu nii väikesed. Ja, muidu siin on nagu väga ilus, see on väga ilus nagu koht siin. See Itaalia on hästi ilus. Ja praegu me oleme Cremonas, siin see linn on nii ilus ja Briti. No jaa, kogu aeg on ilus. Siin on väike, aga väga ilus. Ja me eriti vaatamisväärsuseid ei leidnud, aga ma arvan, neid on ka ikka siin mitu. Aga siin on pitsakohti väga palju ja väga auto. Ja see pitsa, mis me proovisime, oli nii maitsev. Ja. Lähme ööbimise kohta. Lähme nüüd. Lähme nüüd. Ööbimise kohta. Ja, lähme meie ööbimiskohta nüüd. Kus me ööbime kohta? Kindlasti mitte autos. Okei, meie auto on kõige väiksem auto. Ja, et teaks, see on väga väike teiste autodega võrreldes. Kindlasti ei võta kaks normaalse auto parkimiskohta üle. Ei, luban, et mitte. Selline on siis meil parkimine ja I'm so excited, me nägime vormeleid ja teisi väga lahedaid autosid, kuidas nad sõitsid ja Nii, mis sa räägid? Tere, ma hakkan sööma banaani. Ma hakkan sööma banaani. Päriselt? Jaa. Väga hästi. Nüüd pakkisime kõik lahti ja panime uue kaardi kokku. Kindel, et rooli vaja on? Ei ole vaja. See ole. lihtsalt aksessuaarne. Selge. Selline on siis meil telk ja sain lõpuks panna kombe selga ning sõitma minna üle väga pika aja. Ja siin on mina koos enda kombega. Tulen ja lähen sõitma. Siis läks päris palju asju pekki. Mootorist tuli auks sisse ja raam läks ka kõveraks. Siis jõudsime Lonatosse, kus esimesel päeval vaatasime rada ja tutvusime kohaliku kultuuriga.
räägi midagi. Nüüd me sattusime näitusele ja siin on kõik Itaalia keeles. Mitte midagi aru ei saa? Ma saan aru küll auto. Äkki see on mingi jäätise tootmise oma? Aga siin on Nutella ka. Äkki ongi Nutella jättis? Ei, ma arvan, et siin on kõik, nagu, mis siin on nagu toodetud Itaalias. Siin on Fiat, Nii, 5 meetrit, 4 meetrit, 3 meetrit, 2 meetrit, 1 meeter ja läks. Sõitsin Lonato rajal 2 päeva ja seal oli grippi nii palju, et piltlikult hakkasid rehvid mulisema. Õnneks Lonato rajal ei juhtunud mitte midagi ja kõik töötas väga-väga hästi. Hakkasime siis Eestisse tagasi minema ja tegime peatuse Austrias Red Bull ringil, kus oli eelnevalt kokku lepitud üks külastus. Ja tahaks veel veidikene sellest rääkida, kuid kahjuks ei või. Appikene, kui lahe see vormeli maailm on, lihtsalt nagu vau. Ja ma olen tema poolt. Kes on boks 17, selle poolt sa oled, jah? Ja täpselt. Väga äge. Sõitsime nüüd Red Bull ringilt tagasi koju. Siukene oligi siis meie 2-nädalane trip ja treeninglaager. Päris pikk oli ja väga lahe oli. Loodan, et teile meeldis. Please like and share and subscribe. Aitäh, et vaatasite. Näeme järgmine kord. Bye! Siin ma siis arvasin, et väga tore oleks 2-poolse teibiga panna kaamerat kinni, kui kaart läheb nagu väga kiiresti. Ma arvasin tegelikult, et see on kellegi teise kaamera sel ajal, kui ma sellest mööda sõitsin. Aga pärastpoole ma märkasin, et mul pole kaamerat ja äkki see on minu oma. Tuli välja, et see on tõesti minu oma. Ja ärge proovige kodus järgi.